Okei. Nii, tänu Jumalale. Jumal on hea ja temal on midagi meie jaoks valmis täna pandud. Ja palvetame enne, kui ma lähen konkreetselt selle teema juurde. Isa, ma tänan, et sinu sõna on meie jaoks valmis pandud, et me võime usus sellest kinni haarata, et sina kõneled meie vastu, et sa muudad meid, et sa vormid meid ja isa, ma tänan, et sinu tahe saab siin paigas täna teostatud, et sinu eesmärgid ja igatsused saavad ellu viidud. Tänu sulle, isa. Tänu sulle ja kiitus kuulub sulle. Aamen. Aamen. Ma võtan täna ette uue teema ja me hakkame nüüd pikemalt uurima sükest asja, mis on usk. Mis on usk? Nüüd väga võimalik, et sa oled kunagi kuulnud kedagi sellest rääkimas ja ma ise olen ka sellest rääkinud, aga ma tahan täna võtta ette selle teema väga põhjalikult ja mitte ainult täna, vaid ka mitmetel järgmistel kordadel. Et me käime päris detailselt läbi, mis on usk, kuidas usk tuleb, kuidas usku kasutatakse, miks Jeesus pöörab tähelepanu usule. Ja see on täna sissejuhatav teema ja lähme Markuse evangeeliumi 9. peatükki. Markuse evangeeliumi 9. peatükk ja 14. salm. Siin on siis jälle üks nendest lugudest, kus siis Jeesus mainib seoses tervenemisega usku. Ja hämmastav on see, et me leiame väga palju kirjakohti, kus Jeesus mainib usku just seoses tervenemisega. Ja see on tegelikult võiks öelda, üks põhilisemaid asju, mis ta tegelikult sellega seoses just välja toob. Ja vaatame siin siis Markus 9.14, ma loen kogu selle loo pikalt ette ja siis me hakkame seda järjest vaatama, mida Jumala sõna meile sellest räägib. Ütleb, ja kui nad 9.14, ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägi ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevad nendega. Ja kohe, kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub ta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin sõingritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga tema vastas neile ja ütles, sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta tema juurde ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Tema vastas lapsest saadik. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda maid ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Aga nähes, et rahvas ikka rohkem kokku jooksis, sõitles Jeesus rõvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu ja kurt vaim, ma küsin sind, mine temast välja ja ära tule tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus ja poiss jäi otse kui surnuks. Nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud, kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrid temalt isepäinis. Miks me ei võinud teda välja ajada? Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega. Nüüd, see on üks üsna huvitav lugu ja kui Jeesus tuleb sellesse kohta, juba on midagi toimumas. Ja sa võid näha, et siin on kerkinud vaidlus. Me näeme siis, et Jeesuse jüngrid ei saanud selle kurja vaimu väljaajamisega hakkama ja tekkis kohe võimalus, kus kirjatundjad hakkasid nendega vaidlema. Me näeme siis, et sageli see ka, kui me ei oska Jumala sõna õieti kasutada ja tegelikult rakendada neid printsiipe, mis Jumal on andnud meie kätte, me võime tekitada segadust. Ja samas tegelikult vahetevahel nii mõni olukord, isegi mis meie ette satub, ja vahest ka isegi mõned inimesed tulevad selle jaoks, et meid testida. Ja me peame olema piisavalt tarkust, et õieti tegutseda. Aga üks asi, millest me peame aru saama, mis siin toimub, kõige esimene asi, kui sa vaatad 16. salmis,
ta ütleb, et miks te nendega siis naidletle. Ja siis see isa hakkab rääkima siis oma poja olukorrast. Ütleb, et tal on siis keeletu vaim ja kui see siis temale kallale tuleb, siis see kisub teda ja ajab vahtu ja see kiristab hambaid ja kuivetub. Ja siis ta ütleb, ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Ja nüüd, kui Jeesus kuuleb, esimene asi pärast seda, kui ta on küsinud, miks te siin vaidlete ja kui ta saab teada selle teema, esimene asi, millele ta pöörab tähelepanu. Kas märkame, mis asi see esimene asi on? Ta ütleb, sina uskmatu tõug. Nüüd mõni võiks küsida, kas ta nüüd siin sõitleb oma jüngreid sellega seoses? Kui sa märkad, siis tegelikult siin ei ole otseselt öeldud, te uskmatud jüngrid, vaid ta ütleb üks uskmatu tõug. Ta räägib siis nagu sellest nii-öelda soost või sellest, ütleme, nendest inimestest, kes seal kõik koos on üldises plaanis. Et ta näeb seda, et see oli tegelikult üks probleem, mis oli levinud laialt seal. Ja ta adresseerib seda ja ta ütleb, mis see probleem on, uskmatus. Nüüd, kelle uskmatus? Kohe me jõuame ka selles loos selle lahenduseni. Kelle uskmatus see siis oli? Ja me näeme nüüd, kui Jeesus selle on välja toonud, siis ta ütleb 20. salmis, nad tõid siis tema juurde ja kohe, kui Jeesus teda nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale aeles ning ajas vahtu. Nüüd üks asi, kui me vahetame ajal selliseid ilminguid või asju näeme inimeste juures, siis tänapäevane hinnang väga sageli inimestel oleks, me näeme, et sellel poisil on hullumeelsus või ta ei suuda ennast siis talitseda ja tal on siis see diagnoos ja kes on veel arstiteadusega kursis, annab siis täpsema diagnoosi, mis iganes ta siis on. Ja mis selle lahendamiseks tehakse? Antakse sageli talle siis terve hulk ravimeid, millega siis põhimõtteliselt talitsetakse tema mõtlemist ja tema aju ja kogu tema meeli, et ta siis oleks kuidagi nagu enam-vähem normaalses raamis. Nüüd arstiteadus teeb oma parima. Nad teevad seda, mis nad oskavad, aga üks asi on see, et enamus arstiteadusest eitab kurjade vaimude olemasolu. Ainult need, kes võib-olla tõesti on uuesti sündinud kristlased, nemad saavad aru, et ka kuri vaim võib põhjustada selliseid asju. Nüüd teine tarkus tegelikult selle puhul, kui sina näiteks peaksid midagi sellist nägema, meil on vaja Jumala vaimu ilmutuselt teada, et tegemist on kurja vaimuga. Me ei saa seda lihtsalt ainult väliste ilmingute või manifestatsioonide tõttu öelda. Nüüd, siin me saame aru, et neil on selge arusaamine, et tegemist on kurja vaimuga. Ja nüüd, kui see asi hakkab toimuma, see poiss hakkab seal siis nii-öelda suust vahtu ajama ja täiesti nii-öelda see manifestatsioon, nagu vahest me ütleme selle kohta, on toimumas, siis Jeesus ei ole sellest häiritud. Sest vaatame, poiss on maas ja vappub seal selle vaimu nii-öelda mõju all ja samal ajal Jeesus küsib tema isalt, kui kaua aega see on temal olnud. Ja siis tema ütleb, et lapsest saadik. Siis ta kirjeldab seda, et kuidas ta on siis teda küll vette visanud ja teda küll tulle üritanud visata ja teda hävitada. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama, kui me näeme midagi sellist sündimas inimesega, siin näeme siis lausa lapsega, kes on sündimas, siis see ei ole Jumal, kes seda on põhjustamas. Selles kirjakohas on see piisavalt selge, sest ta räägib lausa kurjast vaimust. Vahetevahel mõned inimesed ütlevad, kui nad näevad mõnda last, kas ta on mingisuguse puudega või mingisugused probleemid, tal on väga tõsised probleemid, ja siis ütlevad, et Jumal on lasknud tal sündida meie sekka, ta lihtsalt on teistsugune. Ja ta võib-olla on teistsugune, aga see ei ole Jumala töö. Sest Piibel ütleb meile väga selgelt, kui sa vaatad Johannese 10:10, jäta siia eelmisse kohta järg vahele, kuna mul see lugu jäi pooleli, siis ta ütleb, varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Jeesus ei ole see, kes röövib inimestelt mõistuse, kes tekitab neile igasuguseid haigushoogusid või midagi taolist. Ja see ei ole Jumal, kes testib neid kuidagi sellisel viisil läbi. Piibel ei õpeta sellist asja. Vaid me näeme, kuidas Jeesus väga selgelt adresseerib ja ütleb, et see on kurat, see on kuri vaim, see on varas, kes on tulnud midagi varastama. Ja kui sinult midagi on varastud, on see sinu tervis, on see sinu võimekus normaalselt funktsioneerida, siis see ei ole Jumal, kes seda on teinud. Ja
Ja see ei ole Jumal, kes on seda plaaninud ja see ei ole Jumala igatsus, et ta lihtsalt laseb mõnel inimesel sündida teistsugusena, et meie võiksime siis lihtsalt, ma ei tea, teda armastada ja me peame muidugi armastama selliseid inimesi. Aga me peame aru saama, et Jumal tahab neid terveks teha ja see ei ole tema plaan, et nad peaksid selliseks jääma. Nüüd, aga kui me läheme sinna loo juurde tagasi, nüüd ma esitaksin ühe olulise küsimuse, miks see poiss sai terveks? Miks ta sai sellest kurjast vaimust vabaks? Vaatame kohe, miks see toimus. Nüüd, kui me läheme siia Markuse evangeeliumisse tagasi 9. peatükki ja kui mees on rääkimas siis sellest, mismoodi see poeg on siis lapsest saadik sellistes hoogudes olnud ja nüüd selle lõppu 22 salm ütleb veel, see on teda küll mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata ja siis ta ütleb, aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Nüüd siin on üks väga tõsine probleem, mis on tänapäeva kristlaste seas väga levinud. Ja me näeme, sellel mehel oli see sama asi tegelikult. Kui ta tuleb ja hakkab Jeesusega rääkima alguses, siis ta ütleb, et nii-öelda ma tõin oma poja, kui ta ütles, ma mõtlen korra, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja siis ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja. Ja nüüd me näeme, kui ta Jeesusega on otse rääkimas ja siis ta ütleb, et jüngrid ei suutnud seda välja ajada, siis kui ta Jeesusega on rääkimas, siis ta ütleb, kui sa kuidagi võid. Ja rõhuasetus on selle peal, kui sina jutlustaja saad mind aidata, siis see olukord laheneb. Kui sina jutlustaja palud minu eest, kui sina pastor palud minu eest, siis ma saan abi. Äkki ma saan abi tegelikult, võiks isegi öelda. Toon Jeesuse jüngrite juurde, nemad ei saanud mind aidata. Ja me näeme, kuidas rõhuasetus ja ootus on pandud inimeste peale. Sa ütled, et no Jeesuse peale. Peame meeles ühte asja, millest me peame uues lepingus väga selgelt aru saama, mis on tegelikult ka üks segadus päris paljudel kristlastel, on see, et kui Jeesus oli siin maa peal, siis Piibel ütleb, et ta sai inimese sarnaseks. Ta loobus oma jumalikust positsioonist, tulles siia maa peale ja andis meile eeskuju, kuidas siin maa peal elada edukalt. Nüüd meie saame seda eeskuju järgida ainult siis, kui ta tegi seda inimese positsioonis, sest me ei saa mitte kunagi olema jumalad, ei siin maa peal ega ka taevas. Järelikult eeskuju, mida me järgime, peab olema midagi sellist, mida me võime ka järgida tõesti selle järgi elada. Sest kui me järgiksime Jeesust ja tema eeskuju, mida me nagunii kunagi ei saa järgi elada, siis mis mõte sellel kõigel on? Mismoodi ma ütlesin, ma otsustasin järgida Jeesust. Kuidas ma saan teda järgida, kui ta on Jumala poeg? Ma ei saa niimoodi elada, sest ma ei ole Jumal. Mul ei ole sellist võimalust. Mul ei ole sükest potentsiaali ja sükest pagasit, nagu temal oli. Aga see ongi seesama iva, et kui ta oli siin maa peal, siis ta ütleb, et ta võttis inimese näo. Ja see viitabki just sellest, et ta oli siin, olles küll Jumala poeg, aga siiski tehes kõiki neid asju kui inimene, kelle üle on püha vaimu võidmine. Ja ka meil on täpselt samamoodi püha vaimu võidmine, meil on täpselt samamoodi Jumala sõna antud meie kasutada ja me võime elada nende samade printsiipide ja samasuguse potentsiaali läbi, nagu temal oli kasutada. On küll üks erinevus, mida me peame kindlasti meeles pidama. Me näeme, tema elus oli 5 erinevat teenimisandi. Ta oli samal ajal nii apostel, prohvet, õpetaja, pastor ja evangelist. Nüüd inimesed enamasti, vaid tegelikult ei ole kunagi kõigis nendes 5 ametis samaaegselt. Aeg-ajalt vahest on mõni inimene olnud 2 ametis samaaegselt, aga see on üks võib-olla kõrvalteema, aga siiski meil tasub meeles pidada seda, et ta tegi kõiki neid asju inimese positsioonis. Nüüd, kui ta teeb neid asju inimese positsioonis, ta annab meile eeskuju. Ja nüüd, kui me vaatame, paneme oma silmad selleks, et terveks saada jutlustaja peale. Nemad ei teadnud, et ta on Jumala poeg, enamus neist. Vähesed jüngrid olid sellest arusaami saanud. Enamus neist, kes olid teda kuulama tulnud, olid tulnud teda kuulama kui ühte jutlustajat. Või ka vanast testamendist sageli nad ütlevad ka kui prohvetit. Nad ei teadnud, et ta on Jumala poeg enamus. Nad olid tulnud teda kuulama kui jutlustajad. Ja tema ootus oli pannud, kui sina
jutlustaja, saad mind aidata, siis olgu sinul meist hale meel. See tähendab seda, et ma saan abi, kui jutlustaja mind aitab. Ja väga paljud, mul on endal ka mitmeid kordi olnud ka koguduses, keegi tuleb väljastpoolt või koosoleku lõpus minu juurde, pastor, palu mu eest. Ja kui ma ütlen, et kuule, aga mul ei praegu hetkel võimalust, kas sa võiksid paluda kellegi teisega koos? Ja siis alatihti ma kuulen just seda tagasisidet, öeldakse, et kuule, ma tahtsin ikka pastoriga koos paluda, sest et kuidagi temal on ikkagi kuidagi paremini palub ja mis iganes. No, mis asja? See, kellega sa palud, ei ole niivõrd määrav, vaid küsimus on selles, mida sina teed. Ja siin ongi sama, kus inimeste silmad on jutlustaja peal, inimeste silmad on pastori peal. Et kui pastor mulle midagi teeb, ja paljud inimesed võib-olla jooksevad kokku, kui välismaa kuulus jutlustaja tuleb ja nende silmad on selle välismaa kuulsa jutlustaja peal, aga mitte Jumala peal. Ja väga sageli eriti midagi ei juhtu, sest nende ootus ei ole mitte Jumala käest saada abi, vaid nende ootus on see, et see vägev jutlustaja teeb midagi. Ja see on väga vale. Sest et tema ei ole meie tervendaja. Amen. Tänu Jumalale erinevate Jumala sulaste eest, et nad teevad Jumala riigis tööd ja Jumal on see, kes ka mingis mõttes teeb neid ka kuulsaks, see ei ole vale. Aga üks asi, mis me tuleb meelest pidada, meie silmad ei tohi olla jutlustaja peal. Amen. Niisiis, miks pärast? Vaata, Jeesus adresseerib ka seda, sest et ta ütleb, aga kui sa kuidagi võid, ma olen 22. salmis, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, siin on öeldud aga, kui meil on selline fraas nagu aga siin tekstis, siis see viitab, et nüüd tuuakse midagi välja, mis sellele eelmisele väga tõsiselt vastandub. Või mis on nagu esitab väga tõsise küsimuse sellele. Ja see on põhjusega siin. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Ma võiks sõnastada veel, kui sa suudad. Ja siis ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd vaadates ka erinevaid tõlkeid, ma võin sõnastada selle niimoodi ümber. Küsimus pole selles, mida mina võin, vaid küsimus on selles, mida sina oled valmis uskuma. Niisiis, see küsimuse lahendus ei olnud selles, jutlustaja, kui sina saad mind aidata, jutlustaja, kui sina pagud vägeva palve, siis asjad muutuvad. Vaid küsimus on selles, kui sina otsustad uskuda, siis see sünnib sulle. Mina võin paluda sinu eest vägeva palve ja vägevaks teeb selle Jumal, mitte mina. Amen. Aga küsimus ei ole selles, et mina palusin. Küsimus ei ole selles, et keegi oli kuulus, keegi oli tuntud jutlustaja, vaid küsimus on selles, et sina usud. Kas sa märkad siin ühte olulist sõna selles fraasis? Kõik. Nüüd, missugune oleks tänasel päeval selle poisi diagnoos, kui ta satuks nii-öelda tänapäeva psühhiaatrite, psühholoogide, mis iganes, psühhiaatrit arvatavasti nii-öelda juurde. Nad ütleksid, see on ravimatu haigus, me saame seda teatud ravimitega leevendada, hoida teda nende ravimite peale, siis ta võib-olla käitub enam-vähem viisakalt, aga me peame kindlasti pidevalt silma peale hoidma, et ta ei käituks kuskil agressiivselt ja võimalik, et me ei saa isegi teda avalikus hoida, võib-olla peame isegi kinnistes ruumides hoidma aeg-ajalt teda. Et kui ta on piisavalt ravi all, et siis ta võib-olla ei käitu agressiivselt või ei tee midagi halba iseendale või kellegi teisele. Ja me kahjuks ei saa eriti midagi aidata. Mis on diagnoos? Me ei saa aidata. Mis on Jeesuse diagnoos? Kõik on võimalik. Kui sinul on mingisugune probleem ja arsti diagnoos on, me saame midagi leevendada, me saame natuke kuidagi paremaks teha ja vahest võib-olla on isegi, et me ei saa üldse kahjuks aidata. Meie diagnoos on see, et võib-olla sinu elu veel kestab nii palju aastaid, mõnel puhul võib-olla nii palju kuid veel. Me teeme oma parima, aga me kahjuks ei saa aidata. Nüüd arstiteadus teeb oma parimaid pingutusi, et saada erinevaid ravimeid ja kõik võimalikke igasugused asju, mida tehakse. See on hämmastav tegelikult, kuhu meie arstiteadus tänasel päeval on arenenud.
kuidas inimestele pannakse uued südamed sisse, uued kopsud sisse, kuidas igasuguste tehniliste vahendite, 3D printeritega isegi trükitakse tänasel päeval juba igasuguseid organeid valmis ja see kõik see asi on arenenud hämmastavasse kohta tegelikult. Mõni võib öelda, et kas nad tahavad ühel päeval Jumala koha enda kätte võtta, ma ütlen seda, nad võivad üritada, aga see ei õnnestu nagunii neile. Aga nii kaua, kui see on inimesele nii-öelda annab võimalust siiski nende olukordi leevendada ja paremaks teha, ma arvan, et see ei ole halb. Üks asi, kui me räägin tervenemisest, me ei tohiks kunagi mõelda seda, et arst oleks nagu kuidagi midagi nagu halba või arstiteadus oleks midagi halba. Või et kristlasena, no ma ei peaks nagu ikka sinna arsti juurde minema, ma ikkagi usun. Nüüd me peame leidma selle koha, kus on sinu usk. Ja sa ei pea tegema rumalusi. Kui sa tead, et sina ei ole valmis sellist tüüpi imet veel täna uskuma, siis mine rahuga arsti juurde. Ja palu nende arstide eest, et nemad oskaksid parima diagnoosi sulle anda, parima ravi sulle määrata või kui on vaja isegi lausa operatsiooni teha, parima operatsiooni, et sa üleloomulikult kiiresti taastud sellest ja sa ei ole mitte midagi valesti teinud. Kristlased on süütunde all sellepärast, et ma läksin arsti juurde või ma lasin endal teha sellist tüüpi ravi või sellist tüüpi asja või läksin lausa operatsioonile. See ei ole vale. See on võib-olla väga tark ja õige otsus mingis situatsioonis. Aga sul on võimalik oma usku kasvatada, et mingil hetkel sul ei ole vaja neid ravimeid. Amen. Ja me peame aru saama, kui öeldakse sulle, me kahjuks ei saa, meie jaoks on see nii-öelda maksimum, mis me suudame, siis siin selle koha peal on sinu jaoks kirjakoht ja see sõna. Kõik on võimalik. Nüüd, kellele on kõik võimalik? No vahest Jumal tahab terveks teha, vahest ei taha. Me ei tea, mis Jumal tahab teha ja Jumala tahe on nii aimamatu ja salapärane. Kas ta ütleb midagi sellist? Ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Miks ma võin selle kindlalt ütelda? Jeesus ütles seda. Et ei ole minu sõnad, see ei ole minu arvamus. Ja küsimus ei olnud sellest, kas Jumal tahab või Jumal ei taha, sest Jumal on oma tahte juba paika pannud. Meil on olemas Markuse evangeeliumi esimeses peatükis suhteliselt juba evangeeliumite alguses, kus Jeesuse juurde tuleb see pidajatõbine ja küsib, et kui sa tahad mind puhtaks teha, või kas sa tahad nii-öelda mind puhtaks teha, võib öelda. Ja Jeesus ütleb, et jaa, ma tahan, saa puhtaks. Ja see mees saab terveks. Ja ta vastas sellele küsimusele, kas Jumal tahab sind terveks teha. Üks kord ja lõplikult. Niisiis, meil ei ole enam vaja tegeleda selle küsimusega, kas Jumal nüüd tahab sind terveks teha. No aga see on ju nii raske haigus. No aga äkki Jumal tahab mulle midagi selle kaudu õpetada. Nüüd üks asi, mis teil tasub meeles pidada. Kuna haigused ei ole Jumala õnnistus ega Jumala kingitus, siis Jumal ei saada meile kuradit meie õpetajaks. Koos oma haiguste, vaevade, depressioonide ja segadustega. Piibel ütleb, et tema on läkitanud meile õpetaja ja selle õpetaja nimi on Püha Vaim. Ja teine õpetaja on Jumala sõna. Jumala kirjutatud sõna. 2 viisi, kuidas põhiliselt Jumal oma õpetust sulle jagab, oma kirjutatud sõna kaudu ja oma püha vaimu töö kaudu. Sageli ka ütleme Jumala sulase kaudu, kes jagab Jumala sõna, aga mitte ei tee seda haiguste kaudu. No, aga mina ikkagi usun, et Jumal teeb seda haiguste kaudu. Sest kõige naljakam on see, mul tuleb meelde ikka sellega seoses, kuidas Kenneth Hagin räägib ühte lugu, kuidas tema läks ühe inimese juurde haiglasse, kes oli ka sarnase idee pähe võtnud. Et no, ja ma olen siin haige ja vaata, Jumal mulle ikkagi midagi tahab vist õpetada selle asja kaudu, selle haiguse kaudu ja siis Kenneth Hagin nägi, ta oli terve kapi täis, oli terve hunnik igasugused ravimeid, kõik pudeleid ja igasugused tabletid ja mis iganes ta siis võttis seal. Ja siis ta võttis ühe koti, ütles, et ja hakkas neid nii-öelda sinna koti sisse lükkama. Mis sa teed? Kuidas sa julged Jumala suure vägeva tahte vastu seista ja nüüd neid ravimeid siin võtta, kui Jumal tahtis sulle selle kaudu midagi õpetada? Siis see mehel, nagu öeldakse, lõi kaineks. Sellist tüüpi arusaamad ei lähe kokku isegi mõistusega. Kui sina usud, et Jumal tahab sulle selle midagi õpetada, miks sa siis selle vastu sõdid nende ravimitega? Miks sa siis sõdid selle vastu ja lähed arsti juurde? Kui Jumal tahab sulle midagi õpetada. Jumal ei ole mitte midagi sulle haiguste kaudu õpetada, kui see on halb. Samas, kui me näeme piiblis, kui räägitakse haigustest, räägitakse sellest kui needusest. Aposttegudes räägitakse, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu väega ja kuidas tema tegi head
ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimus ja me näeme, kuidas haigused tuuakse välja kui kuratlik nii-öelda võimus või kuratlik sidumine, mis on inimeste elus. Nüüd see ei tähenda, et igaüks on kohe kurja vaimu poolt seotud, kes haige on, aga see tähendab seda, et kurat on mingil kombel pettuse selle sama patu tõttu, mis siin maailmas on saanud nende inimeste ellu tuua selle hävituse. Niisiis see ei ole Jumal, kes on sulle seda pakkumas. Tema ei ole sulle midagi õpetamas selle kaudu. Sellepärast me peame aru saama, nüüd küsimus on ikkagi, aga mis ma siis peaksin tegema selleks, et terveks saada? Nüüd me peame aru saama, meie usk ja ootus ei ole inimeste peal, vaid meie usk on Jumalas. Ja kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja me näeme, kuidas tegelikult Jeesus sellega annab justkui selle jämeda otsa selle mehe kätte. Ja nüüd, kui me läheme selle loo algusesse, kui ta ütleb, sina uskmatu tõug, siis probleem ei olnud selles, et jüngrid ei saanud seda niivõrd välja ajada, vaid küsimus oli selles, nad ei osanud Jumala sõna printsiipe rakendada või nii-öelda selle mehele välja tuua selle selguse, et tema otsus uskuda on see oluline asi, mis muudab selle situatsiooni. Mis põhjustab selle, et tema poeg saab vabaks ja terveks sellest haigusest, sellest kurjast vaimust, on see, et tema otsus saab uskuda. Kuule, sa paned minule surve peale, et ma pean nüüd uskuma hakkama, aga mul äkki ei ole usku ja äkki mu usk on nii väike. Nüüd tuleme natukene sellisesse loomulikku maailma. Ma olen natukene ka kunagi jõusaalis käinud, ma praegu aktiivselt ei ole küll käinud ammu, võib-olla võiks vahest jälle minna. Aga nüüd, kui ma läksin esimesi korda sinna jõusaali harjutusi tegema, siis sageli ma tegin just seesama rinna pealt kangi tõstmist, siis lähed selle pingi peale selili maha ja võtad selle kangi endale siia keskele ja hakkad siis tõstma, siis tavaliselt seeriate kaupa tehti seda. Ja alguses ma pidin kindlaks tegema, millisest kaalust ma võin alustada. Ma läksin sinna alla ja seal kangi peale ei olnud peaaegu üldse midagi pandud ja proovisin, no see on natuke kerge. Siis ma hakkasin natuke panema, panin sinna peale 2,5 võib-olla 10 kilosed. Ja see koos kangiga tegi võib-olla 30 kilo kokku ära, võib-olla midagi taolist. Ja proovisin seda, no natuke võib veel juurde panna. Ja siis ma leidsin, et kuskil 40 kilo võib-olla oli see, mis oli minu jaoks enam-vähem nii-öelda tõstetav raskus. Nüüd, kas ma pidin minema sinna maha ja nutma, miks ma 100 kilot ei suuda tõsta? Kui jube ja hirmus ja ma olen nii rõhumise all, ma olen nii surve all ja ma olen niivõrd süüdistuse all, et ma ei suuda 100 kilot tõsta. Rumalus. Ja sageli kristlased on sellises just kohas. Miks ma ei suuda seda imet uskuda, mis on niivõrd nagu suureks minu jaoks või niivõrd tohutuks tundub mu jaoks? Või see on niivõrd raske haigus ja niivõrd keeruline situatsioon, et miks ma ei suuda seda oma usuga tõsta? Ma olen nii süüdistuse all ja hukkamõistuse all sellel. Ei kasuta normaalseid, ka loomulikke vahendeid, et tulla sellest olukorrast välja. Nüüd, mida ma pidin tegema selleks, et seda kangi tõsta, ma ei jõudnud 100 kiloni muidugi. See on minu eesmärk. Ma jõudsin vist 55-ni ja midagi taolist sinna edasi võib natuke isegi. Aga mida ma tegin? Ma hakkasin see oli iga nädalaselt, isegi vahest 2 korda seal jõusaalis käime, see oli üks asi paljude seast, see ei olnud ainus asi, mis ma tegin, tõstma seda kangi. Ja iga kord, kui ma tundsin, et see hakkab juba kergemaks minema, tundub mu jaoks, et ma suudan rohkem, ma lisasin natukene juurde. Mida ma tegin? Ma treenisin, see on väga oluline ka selle juures toitumine, pluss siis treenimine ja minu lihased muutusid tugevamaks ja ma suutsin tõsta suuremaid kaalusid. Samamoodi on ka sinu usuga. Sa hakkad täna sellest kohast peale, kus sa oled. Kus sa võib-olla oled täna? Selles kohas, et uskuda võib-olla, ma ei tea, kas see peab olema nii, aga kuidas anname üks väiksema mõõdupuu. Sa jääd nohusse ja sa usud, et Jumal teeb sind 2 päevaga terveks sellest. Tavaliselt arstid ütlevad, et see on kuskil nädal aega umbes, kui sa igast ravi ja asju paned. Veel sellist nalja see arst mulle vähemalt ütles küll niimoodi, et kui sa ravid, siis kestab see nädal aega ja kui sa ei ravi, kestab see ka nädal aega. See kõlas võib-olla väga huvitavalt, aga tundub, et see võib-olla isegi on nii. Nüüd, see ei ole nüüd arsti teadus, aga sa võid uskuda, et sa saad 2 päevaga terveks. Kuidas sa saad selle usu? Jumala sõna ütleb,
tema on meie ravija. Jumala sõna ütleb, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ma loodan seda Jumala sõna, see on minu toit. Ja nüüd ma hakkan seda rakendama, mismoodi? Seda rääkides ja seda ka praktiseerides. Ja minu usulihased piltlikult muutuvad tugevamaks. Ja ma usungi, et see sünnib mulle 2 päevaga. Jumala vägi on minust tegev, võib-olla ma palun kellegi koos, nõustun kellegi koos, võib-olla kellegi paneb isegi mulle käed peale, ma usun, et see tervenemine sünnib mulle 2 päeva jooksul vähemalt. Ja see sünnibki mulle. Ma olen pannud selle väiksema mõõdu paika, ma liigun edasi. Ja see ongi seesama, mis on usule väga omane, et usk on midagi sellist, mis kasvab. Ja me ei pea olema süüdistuse ja hukkamõistu all sellepärast, et mul ei ole täna piisavalt usku. Kas väike laps peab olema tohutu süüdistuse all, et tema ei suuda, ma ei tea, 50 kilost kangi üles tõsta? Ei, tal on vaja kasvada. See võtab aega. Ta nii-öelda kasvab, sööb, kui ta tahab seda teha, ka siis ka treenib ennast, kui ta selleks peab seda oluliseks. Ja mingil hetkel ta võib seda teha. Amen. Samamoodi on siin usuga. Me ei pea olema hukkamõistu all. Pastor, sa ütled mulle, et mul on siis väike usk või? Kasvatame suuremaks siis. Ei midagi enamat. Aga see on see, mis me näeme, kuidas selles situatsioonis tegelikult ta annab selle jämeda otsa selle mehe kätte. Ja selleks, et see ka isegi sellise keeruka olukorrana tunduv asi, et see laheneks, selleks ei olnud vaja eriti palju. Sest väga sageli paljud kristlased ei teagi, et neil on tegelikult päris suur usk. Ja iva on selles, et nad ei ole õppinud seda kasutama. Ja nad kalduvad arvama, et nende usk on nii tilluke ja väike ja nad ei ole valmis midagi uskuma. Ja vahest see ongi sellest tilluke ja väike, sest nad on kuulnud nii palju valesid Jumala sõnast, nad on nii palju valesid ja vildakaid õpetusi kuulnud sellest, kuidas Jumal tahab, et me oleksime haiged või sellest, kuidas Jumal tahab, et me peaksime kannatama haigustel ja ta tahab meile midagi õpetada nende haigustele kaudu. Me oleme vaadanud seda kannatuste teemat siin varem. Jumal ei ole see, et sina paika pannud, et sina peaksid kannatama haigustel. Sa pead küll võib-olla kannatama tagakiusu all ja sellest, et võib-olla keegi räägib sinust halvasti või kohtleb sind halvasti. Aga Jumal on pannud Jeesuse peale kõik haigused ja tema on selle sinu eest kannatanud. Amen. Samamoodi on ka see, et Jumal ei õpeta sulle haiguste kaudu. Ja haigused ei ole jumalik õnnistus, vaid see on needus ja see on kuradi päritolu, kuratliku päritoluga. Amen. Ja siis me näeme, et Jeesus paneb rõhuasetuse ja annab selle jämeda otsa selle mehe kätte. Ja ütleb, sa ütled siis, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui sina otsustad uskuda, siis sulle on võimalik kõik. Ka olukordades, kus arstiteadus ütleb, me ei saa aidata. Ka situatsioonides, kus öeldakse, see on lootusetu. Või nagu vahest inimestele öeldakse, joodikut aitab ainult haud. Vale. Ma ütlesin vale. Jumala sõna ütleb, kõik on võimalik. Kui see inimene ise, see on väga oluline see element, see on ka paljud on sellest aru saanud, kui tal on endal ka tahtmist, tahtmine on väga oluline, aga kui ta liidab sellele tahtmisele juurde ka usu Jumala sõnasse, kui ta on kuulnud Jumalast, kes on tema vabastaja, kes on tema päästja ja siis joodikut ei aita mitte haud, vaid joodikut aitab Jumala sõna ja ta tuleb sellest välja. Amen. Kõik on võimalik. Kui on mingi olukord, mille kohta keegi ütleb, see on võimatu, siis tuleta meelde. Jumalal on midagi teistmoodi öelda. Ja see ei sõltu sellest, aga kas Jumal tahab või ei taha. Kui me oleme teada saanud Jumala tahte ja mis puutab tervenemist, selle koha pealt meil on asi paigas juba. Jumal tahab terveks teha. Sa tahad öelda, et siis ka need inimesed, kes on sündinud puuetega, kelle võib-olla isegi lausa jäsemed puuduvad, et Jumal tahab ka neid terveks teha ja tahab neile anda ka uued jäsemed, ka uued organid, kui vaja. Nüüd sa ütled, see on võib-olla võimalik. Jeesus ütles, et kõik on võimalik. See ongi see põhjus, et paljud kristlased, siin ongi see, millest Jeesus alustab, siin on uskmatu sugu.
See on ka kristlaste seas levinud, et inimesed on valmis uskuma rohkem arstiteadust, inimeste võimekust ja igasuguseid muid asju. Nüüd arstiteadus teeb oma parima, ma ei taha neid nagu maha teha, aga iva on selles, meil peab olema kristlasena seesama julgus, mis oli Jeesusel. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Meil on piiblis kirjeldus, kus Jeesus laseb kuivanud käega mehel tõsta käe. Ja kui ta selle tõstab, siis see on nagu teine. See tähendab seda seal samas silme all, inimeste silme all. See käsi, mis oli kuivetanud, ilmselgelt seal see nahk ja kõik oli seal lihtsalt seal luu peal kuidagi kortsus. Sinna samas inimeste silme all loodi lihased, kõik sooned, kõik närvid, kõik tema käe peale tekkisid seal samas inimeste silma all. Tänu Jumala. Kui Jumal tegi sellist tüüpi imesid, siis ta tahab neid teha ka tänasel päeval, luua uusi organeid, kui vaja. Uusi kas või jäsemeid otsa kasvatada. Amen. Kui meil on seesama julgus, nagu Jeesusel oli, ja tema andis meile eeskuju, et meil võiks olla seesama julgus, kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Nüüd huvitav selle juures on, mida teeb see isa selle peale. Tema reaktsioon on minu meelest üks väga huvitav reaktsioon, mida sageli mõned kristlased ei tahaks nagu analüüsida. Vaata, ta ütleb siin, ma lähen 23. salmi, ma olen Markuse 9, siis 23. Aga Jeesus ütles temale, kui sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda maid, üks tõlge lausa lisab juurde, pisarates hüüdis seda maid ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Nüüd me näeme, mõni ütleb, et ta nagu kuidagi nagu vastuoluline on see asi. Ei, päris see ei ole vastuoluline. Me näeme, ta saab aru, et tema usk on oluline asi, mis toob selle lahenduse. Sest Jeesus ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Kas pole nii? Tema usk põhjustab selle lahenduse, toob selle lahenduse, toob tervenemise sellele pojale, toob selle, et ta saab vabaks sellest kurjast vaimust. Ja nüüd ta saab siiski aru, et ta ei ole päris selles kohas siiski, et see kohe võiks sündida. Ja ta on valmis seda ka tunnistama ja enesele teadvustama. Aga tänu Jumalale, Jumal tuli selles kohas talle siiski vastu, tänu tema siirusele ja ehtsusele. See on see, millest ma hakkan järgmisel kordal tegelikult rääkima. Vahest inimesed üritavad jätta muljet, et nad usuvad, aga tegelikult nad ei usu. Ja nende jaoks on väga oluline, mida teised arvavad, mismoodi see teistele tundub. See mees andis ausalt teada selle, kus ma olen. Ma usun, aga ma saan aru, uskmatus on siiski ka minuga kuidagi, ma olen mingis osas uskmatuses siiski. Ma olen kõikumas nagu edasi-tagasi. Ma olen aus selles asjas. Ma ei ürita nägusid teha, ma ei ürita muljet kellelegi avaldada. Ja mis siin me näeme, Jumal tuleb talle vastu ja siis ta ütleb, aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, sõites Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Nüüd me näeme, nüüd võiks küsida, et huvitav, miks Jeesus seda kohe ei teinud, kui see poiss sinna maha või viskas selle vaimu mõju all ja hakkas seal siis suust vahtu ajama? Sellepärast, et seda võiks teha, oli vaja selle mehe usku. Mõni mõtleb, et me läheme, palume nende kõigi haigete eest ja kõik haiged saavad terveks kohe. Ma lähen haiglatesse, teen haiglat tühjaks, kõik ma olen täis usku, mul on nii suur usk. See ei ole küsimus selles, et sina lähed teed lihtsalt haiglat tühjaks. Kui niimoodi lihtsalt saaks teha haiglat tühjaks, siis Jeesus oleks ka teinud tolleaegset haiglat tühjaks. Meil on üks koht näha, kus ta läks sinna sama tiigi äärde, kus oli petsata tiik, kus oli terve hulk haigeid ja igasugustes väga rasketes haigustes inimesed ja Jumala vaim juhtis teda minema ühe juurde ja ütleme talle, võta oma voodi ja see sai terveks ja võttis oma voodi ja lahkus sellest paigast. Aga miks ta ei läinud nende kõigi juurde?
Ta läks selle ühe juurde, sest Jumala vaim spetsiaalselt juhtis teda ja me saame aru, tegemist on vaimuanniga, nii nagu Jumala vaim juhtis teda spetsiaalselt ja me näeme, selle mehe usust ei räägita midagi. Aga kui me räägime usu läbi tervenemisest, siis see on vajalik, et inimene kasutaks oma usku. Ja see on see, millest ma hakkan ka natukene kindlasti pikemalt rääkima, mis tähendab usu läbi tervenemine, mis tähendab sinu usk. Mis on see kaks erinevust, just miks mõndas situatsioonides Jeesus väga selgelt rõhutab nende inimeste usku, aga me näeme mõnes paaris situatsioonis ei räägita usust midagi ja need inimesed ikka saavad terveks. Mõni ütleb, et no aga siis ei olegi usk tähtis selleks, et terveks saada. Kui sa tahad oodata petsata tiigi ääres, kuni ingel tuleb taevast ja segab vett ja lootuses, et sina võib-olla oled see esimene, kes sinna sisse saab, siis on võimalik niimoodi tõesti terveks saada. Aga ma ei tea, kas sul õnnestub olla see esimene ja ma ei tea, millal ingel tuleb segama vett. See on väga hea näide tegelikult sellest, mismoodi me ei saa toetuda vaimuandide peale selleks, et saada Jumala käest abi, aga usu läbi on sulle kätte saadav see iga kord ja alati. Ja me näeme siin siis see mees, kui ta ütleb, et ma usun, aitama uskmatust, ta otsustab uskuda ja see ime sünnib talle. Siis, kui tema otsustab uskuda, tema poiss saab vabaks. Isegi kui ta on selles kohas, kus ta ütleb, et aitama uskmatust. Järelikult Jumal tuli talle vastu selles situatsioonis ja aitas tema uskmatust. Ma usun, et siin on ka üks teine element, kus Piibel räägib sellest, kui kaks on ühel meelel, või Piibel ütleb 2 või 3 on ühel meelel maa peal mingi asja pärast, siis see saab neile. Ja me näeme, siin on nüüd see element, kui tema oli uskumas, ka Jeesus oli uskumas ja nad liitsid oma usu ja selle tõttu see ime sündis. Nii et see on oluline tegelikult, kui sa ise oled näiteks palumas haige eest, et ka sina oled usus. Aga see on samamoodi oluline, et ka tema on usus. See ei saa niimoodi olla, et kui sa saad ja võid, no tee mind terveks. Ei, kas sina usud? Kui sina usud ja mina usun, siis me liidame oma usu ja me saame oma tulemuse. Isegi siis, kui sina võib-olla natuke oled kõikumas, aga mina olen ka usus siiski ja sa otsustad, ma olen siiras ja tõeline selle asjaga, isa, aita mind selles uskmatuses, aga ma siiski otsustan uskuda selle maksimumiga, mis mul on. Kui ma tulen tagasi selle kangi tõstmise situatsioonis, on just see sama situatsioon, kus sageli seal ka õpetati mulle, et kui sa oled selles kangi tõstmises jõudnud selle viimase nii-öelda nagu osani, kus sa oled 10 korda, läheb kokku juba 30 korda tõstnud ja 30 kord on minemas üles, siis öeldakse, et tõsta 1 kord veel, sest siis nagu hakkavad need lihased nii-öelda kasvama, siis tuleb teatud valu, lööb läbisust isegi sageli ja siis öeldakse sageli teine võtab sealt nii-öelda näpud igaks juhuks alla, et see sul kang kaela ei kukuks, sest et see on nagu öeldakse, sa lükkad selle viimase tõmbega veel ülesse. Siis inglise keeles nad ütlevad no pain, no gain, et kui sul valu ei ole, siis jäst pole kasu. Ja siis on see sama koht, kus tegelikult lihased nii-öelda natuke rebestatakse lahti positiivses mõttes, mitte päris puruks, eks ju. Ja tänu sellele nad hakkavad kasvama ja muutuma tugevaks ja järgmisel korral, kui sa tuled, siis sul on juba tegelikult potentsiaali rohkemaks. Ja tegelikult samamoodi usuga on ka see, et sul tuleb sirutuda oma usuga just sellesse maksimumi. Ja seal on see sama koht, kus Jumal liidab sinuga või see teine inimene võib liita sinuga, kui sa palliga koos oled palumas oma usu. Ja see on ka väga oluline sageli see, et ka inimesed, kui nad tulevad ka isegi nimetud, vahest nimetavad inimesed eespalveks, seda ei ole küll korrektne väljend tegelikult üldse, see ei ole minu teema, aga tulevad pastor paluma minuga koos, see oleks juba õige väljend selle asja juures. Mitte palu minu eest, vaid palume koos. Ma usun, et kui minu peale annakse käed, ma saan terveks sellest haigusest. See lahendus tuleb mulle. Ja nüüd tema, kes tuli, usub vastavalt Jumala sõnale, kui minu peale pannakse käed, ma saan terveks. Ja mina usun, kui mina panen tema peale käed, siis Jumala vägi läheb tema sisse ja tema saab terveks. Ja nüüd on 2 või 3 koos, ühel meelel maa peal mingi asja pärast ja see saab neile. Ja me liidame koos oma usud. Ja kui tema usk oli isegi natuke väiksemat sorti ja minul on ka paras jagu, siis me liidame kokku ja me saame mitte ainult 2 korda rohkem, vaid Piibel ütleb, et 2 panevad põgenema 1000. Ja nii-öelda, kui edasi läheb, siis need numbrid lähevad mitmekordseteks veel. Tänu Jumalale. Et see näeme, kuidas see potentsiaal kasvab, nii et see on väga tark sageli just ka mõelda selle peale, et me võime nõustuda kellegi teisega ja me liidame oma usu. Et see ei ole mingi ilus vaimulik väljend, vaid me peame mõtlema, et see tõesti ongi see, et mis see lihtsalt on pluss ei toimu, vaid seal on päris korutamine toimumas. Amen. Niisiis, kiitus Jumalale selle eest, et me võime niimoodi teha ja saada tulemusi. Et see mees oli aus
ja ta sai tulemuse. Kas pole nii? Ja nüüd me näeme siis, see rüvevaim aetakse välja sellest poisist ja see väljub temast ja ta jääb otse kui surnuks. Kui Jeesus hakkas tema käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Nüüd, üks asi, mis tuleks meelest pidada seoses usuga, vahest mõni ütleb, et usk on ju nii iseenesest mõistetav asi ja see on niisugune asi, mis, me oleme kõik ju usuinimesed ja nüüd see kõlab väga ilusti, see väljend. Aga see ei pruugi alati olla igaühega tõde. See, et keegi on uuesti sündinud, keegi on koos Jumalaga käimas või koguduses käimas, see ei tähenda, et tal on veel kohe suur usk. Sest et sa võid vaatad minuga koos ühe kirjakoha Mattuse 8:10. Mattuse evangeelium 8:10. Nüüd siin on üks pikem lugu, mida me kindlasti ühel korral vaatame natukene põhjalikumalt, aga siin on tulnud üks sõjapealik Jeesuse juurde ja lihtsalt öelnud, et ta ütleks vaid sõna ja siis tema poiss või tema treener paraneb. Ja nüüd, kui see sõjapealik on rääkinud sellest, mida tema usub, siis Jeesus annab sellele hinnangu ja ütleb väga huvitavalt, Mattuse 8:10. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki. Nüüd peame meelest, kui Jeesus kasutab selliseid sõnu, siis tema ei ole liialdaja. Vahest mõndadel kristlastel meeldib liialdada. Meil tuli täna koosolekul kohe 10 inimesed tulid päästmisele. Siis sa küsid, et aga kui palju nüüd tuli? Tuli 11 tuli. See on valetamine. Kui tuli 11, siis tuli 11. Ei tulnud 10 inimesed päästmisele. Amen. Ja vahest kristlased teevad selliseid trikke ja see ei ole õige. Ja Jeesus ei tee selliseid asju. Kui ta ütleb, ma ütlen teile mitte üheltki, siis ta mõtleb seda. Tema on käinud, nagu öeldakse, mööda maad kuulutamas Jumala sõna printsiipe rääkimas ja ta ütleb mitte üheltki Iisraelis. Ma ei ole leidnud nii suurt usku. Me näeme seda, et usk, suur usk sellisel kujul on väga harv asi ka tol ajal. Me võime kalduda arvama, et ka see on kahjuks tänasel päeval väga sageli nii. Ma ei tea, ma ei saa sulle midagi öelda selle kohta konkreetselt, ma ei ole mingit statistikat teinud, aga me näeme, kui Jeesus ütles seda ja see oli tema ümbruskonnas probleem, et inimesed võivad nimetada ennast usuinimesteks, aga kas nad tegelikult on usuinimesed? See on vahest seotud ka sellega, et paljud inimesed ei ole õiget arusaamist sellest, mis asi usk on. Nad mõtlevad seda, et ma käin kirikus, käin pühapäeval koosolekutel ja ikka palvetan vahest ja loen ikka piiblit ka ja tegelikult ma olen usuinimene. Nüüd kõik need head asjad on, koguduses on vaja käia, Jumala sõna uurida on vaja, paluda kindlasti on vaja, aga see ei tähenda veel, et sa oled kohe automaatselt usuinimene. Ma mõtlen siis tõelises mõttes usuinimene. See väljend on tegelikult nii ära rikutud. See inimene, kes kõesti kasvatab oma usku, kes kasutab oma usku ja saab ka tulemusi. Amen. Me näeme siin siis, et Jeesus toob välja selle ja on sellest, nagu öeldakse, hämmastusest sellest usust. Siis ta ütleb veel niimoodi karmiltsi otsa veel. Ent ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisesse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Nüüd vaata korra Luuka evangeeliumi 18. peatükki ja 8. salmi. Nüüd ta on rääkinud ühe tähendamissõna siin, Jeesus. Ja ütleb selle lõpus, siis ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Et see sõna muretseb ei ole siin kõige korrektsem tõlge muidugi, las see olla. Aga see ütleb, siiski kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?
Kas sa märkad, mida ta tahab leida? Usku. Ja küsib, kas ta leiab. Miks ta seda küsib? Järelikult see võib olla problemaatiline. Järelikult see võib olla teema või ala, kus tegelikult võib juhtuda, et ta seda väga palju ei leia. Miks ta seda küsib niimoodi? Sellepärast, et me näeme, kui Jeesus oli ise seal piirkonnas ringi käimas, siis juba kui keegi oli suure usuga, siis selle koha pealt andis väga konkreetse hinnangu, ma ei ole sellist üldse käinud siin. Niisiis, usk ei ole automaatne asi, see ei ole iseenesest mõõdetav asi. Ja sa oled saanud kristlaseks ja Jumal on andnud sulle usu mõõdu ehk algmaterjali. Aga kui me räägime suuremast või tugevamaks usust, siis see sageli on problemaatiline teema. Ja see on midagi sellist, mis on väärtuslik, mis ei ole nii-öelda lihtsalt niisama midagi. Vaata korra 2. Peetruse 1.1, mitte 2.1, 2. Peetruse 1.1, täiesti kirja algus. Ja siin kirjutatakse siis sellisel viisil. Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel, neile, kes on saanud niisama kalli usu kui meiegi. Meie Jumala ja õnnistegija Jeesuse Kristuse õiguses. Kas sa märkad, ta nimetab usku kalliks. Ehk siis tegelikult teise sõnaga võiks öelda väärtuslikuks. Amen? Usk on väärtuslik asi. See ei ole midagi sellist, mis ma lihtsalt sõnakõlksuuna viskan ühte kohta või teise kohta, usun, ei usu, mis iganes. See on väärtuslik asi. Amen? Vaata siin samas üks nii-öelda kiri ettepoole, 1. Peetruse 1.7. Peetrus räägib veel uuesti usust. Ta ütleb, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevast kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Näeme ka, kui Jeesus tuleb, kas ta leiab usku. Ja siin on seesama viide, tegelikult ta viitab ka sellele just, et kui tuleb tagasi, siis ta tahab näha, et meil on usk. Ja see ei ole ainult usk sellest, et ma usun, et Jumal on olemas. See on hea algus, see on kõige esimene samm ja sellest ma hakkan ka järgmiste kordadel rääkima, aga iva on selles, et ta ütleb seda, et see on kalli hinnamise kullast. Usk on väärtuslik. Usk ei ole midagi lihtsalt niisama. Amen. Jumal tahab, et meil võiks olla usk. Ta tahab, et me õpiks seda kasutama. Ta tahab, et me võiksime seda rakendada. Ja kui sa oled haige, et sa võiksid terveks saada ja see jäme ots on sinu kätte antud, et sina võiksid terveks saada. Amen. Kõik on sulle võimalik. Kõik on võimalik sellele, kes usub. See ei ole mitte sulle süüdistuseks, vaid see on sulle võimaluseks. Amen. Ja kui Jeesus nii ütles ja pidas usku oluliseks, ka meie peame usku oluliseks pidama. Amen. Tänu Jumalale. Ja sellega ma võtangi selle siis täna kokku.